et ülikoolis on ühelt poolt tava, aga teiselt poolt ka väga hea võimalus jäädvustada akadeemilistele üksustele väga oluliste inimeste mälestust nimeliste auditooriumite näol. Ja seda võimalust siis akadeemilised üksused kasutavad, selleks on olemas oma kindel protseduur, seda ei saa ise endale võtta või ise omistada ruumidele nimetusi. Selle nimetuse auditooriumile nimetab rektor oma korraldusega, analüüsides eelnevalt siis ettepaneku sisu ja nimetatava isiku akadeemilist tausta ja panust Tartu Ülikoolile, ja kui rektor leiab selle kõik vastavuses olevat, siis tema oma korraldusega ka auditooriumile siis selle isiku nime nimetab. Ja meie tegime siis pärast siia majja kolimist 2018. aasta lõpus, viimastel päevadel jõulude ja uue aasta vahel, kui me siia kolisime, mõne aeg enne seda tegime siis rektorile ettepaneku nimetada auditoorium 3007 Fred Kudu nimeliseks. Et see katab meie arvates ilusasti nii sporditeadust ja spordiharidust ja spordi kohta Tartu Ülikoolis. Arvestades, kuna meil eelnevalt Atko Viru nimeline auditoorium oli juba Jakobi või võib-olla mõnede inimeste mälestustes Kingissepa tänava aadressiga majas juba olemas, selle me kandsime siia üle ja siis täiesti loogiliselt ja sobilikult siis kõrval auditoorium nägi lausa ette olema Fred Kudu nimeline. Loomulikult ei meie enda instituudi nõukogu ja juhtkond, ei meditsiiniteaduste valdkonna juhtkond ega ka ülikooli rektor ei kahelnud hetkegi, et see ettepanek on väga teretulnud, väga asjakohane. Rektor allkirjastas selle 2019. aasta esimestel päevadel ja kui meil oli natukene hilinemisega siin teaduskonna juubeli tähistamine 2019. aasta esimestel päevadel, mis oleks pidanud olema 18. aasta novembris tegelikult, siis lükkus kolimise tõttu edasi, siis see sai ka avalikult välja nii-öelda öeldud, et meil on olemas nimeline auditoorium. Ja edasi läks töö sellel ajal, et kuidas seda ka visuaalselt teadvustada ja siis erinevate läbirääkimiste kaudu teaduskonna vilistlaste, teaduskonna sõprade, teaduskonna enda inimestega me oleme jõudnud siis lõpuks sellisele tulemuseni, mis siis täna siin teie ees on. Et töö autor ja töö autorile on palve rääkida lõpetuseks siin ise, mis ta siis mõtles, kuidas ta tundis seda tööd tehes, aga autor on meil järjepidevuse tagamiseks mõlemal auditooriumi jäädvustamisel üks ja see sama, et minu arvates väga ilusasti sümboliseerib seda järjepidevust ka seda ühtset stiili ja nii edasi. Et veel kord tere tulemast, aitäh kuulamast.